tere siis taas kord minu poolt kõigile minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen siis lühidalt ja kiirelt ülevaate sellest, mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu ja mis soov on sinul temaga seoses ja mida tema soovib sinult. Ehk siis mida sina soovid temalt ja mida tema soovib sinult ja vaatame, mis on teie vahel. Ja soov tähendab siis seda, mida ta oma unistustes või soovides või mõtetes mõtiskleb, aga see ei pruugi olla nagu teatud mingisugune samm. Ta võib olla samm oma soovitu suunas liikuda, aga see võibki jääda näiteks ka lihtsalt sooviks. Ja vaatame lühidalt ja ühe ladumisega. See on siis üldine kaardiladumine, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis resoneeruda ja kui on soov personaalse kaardiladumise järgi, võite siis alati kirjutada. Ja kui teil on soov oma emotsioone hakata vabastama, ehk siis enda elu ise looma hakata teadlikult, mitte siis alateadlikkuse tasandilt, vaid teadlikult hakata oma elu looma, siis on vaja ka oma emotsioonid vabastada alateadvuse tasandilt, et sa saaksid hakata teadlikult oma elu looma ja siis tundma oma elus ütleme siis mitte nüüd siis enam madalasageduslikke energiaid, või emotsioone või kuidas kellelegi meeldib nimetada, vaid ta elab neutraalsusest rõõmuni, ehk siis neutraalsusest kuni rõõmuni, selles vahemikus. Mitte ta ei kannata, mitte ta ei kannata oma emotsioonide käes, ta ei vaevle selle sees ja ta ei süüdista välist maailma, vaid ta loob ise teadlikult oma elu, ta oskab seda, ta oskab vabastada oma emotsioone ja hakkab teadlikult siis looma siis selle pinnalt siis oma elu. Sest et esimene käik on alati, kui sa hakkad oma elu teadlikult looma, siis sa pead esmalt hakkama vabastama oma emotsioone ja nendest teadlik olema, kus sa oled kinni, mida sa teed või mis on mustrid, mis need paradigmad on, mis sinu elus üle siis võimust pidevalt võtavad ja mille tõttu sa siis tegelikult oma reaalsust kogu aeg lood, et mida sa tegelikult alateadlikult vaatad kogu aeg, sest et me võime vaadata seda soovi, kui nii-öelda soovi, et ma tahan näiteks sellist elu, ma tahan rikkaks saada, ma tahan palju raha teenida, ma tahan head töökohta saada, ma tahan head partnerit saada või elada majas või mis iganes. See soov on, ükskõik milline see soov siis olla võiks teie arvates, et sa siis ennast siin elus ka paremini tunneksid, siis sa ei saa iialgi seda soovi nagu ellu tuua või enda ellu luua, kui sa vaatad alateadlikult midagi muud. Ja kui sa tahad seda puudusest luua, ehk siis kui sa arvad, et ilma selle majata, ilma selle suhteta, ilma selle tööta, ilma selle rahata ma õnne kogeda ei saa, ma õnne tunda ei saa, ma heaolu, rahulolu tunda ei saa, siis tegelikult vaatad sa alateadlikult kogu aeg seda, et sul on midagi puudu. Ja kui sa sellest puudusest lood midagi, siis sa manifesteerid põhimõtteliselt enda ellu puudujäägist, ehk siis tegelikult sa isegi võid manifesteerida endale seda palju raha, suhet, maja, mida siis veel, reisi, mida iganes, aga ta võib logiseda päris korralikult, et seal siis võivad tekkida sellised olukorrad, kus sa kutsud tegelikult, sa lood endale asju puudusest ja sa tegelikult lood endale situatsiooni ja olukorra sellisena, et see olukord hakkab sinu elus trigerdama sinu enda emotsioone, alla surutud emotsioone, mis siis tahavad tegelikult kehast vabaneda, aga kui me oleme ebateadlikud, ei oska oma emotsioone vabastada ja süüdistame välist ja mõtleme, et miks kõik minuga juhtub, et see on saatus, et kõik on kannatus, nii nagu inimesed arvavad, väga paljud
väga suur kogus inimesi arvab, et tema ei ole enda elulooja, või siis, kui ta arvab, et ta on enda elulooja, siis ta ei tea, kuidas seda täpselt teha. Ja samamoodi siis enesearengu teekondadel käies, siis on seal puudulik informatsioon see, kuidas oma emotsioone tegelikult puhastada või vabastada. Ja see on tegelikkuses võti. Ja kui te soovite siis oma emotsioone vabastada, siis on ka see minu poolt siis kättesaadavaks tehtud, et kuidas seda täpsemalt teha, mismoodi, mis see üldse emotsioon on, kuidas see üldse tekib, mis on need algallikad ja kuidas me üldse unustame oma emotsioone tundma, sellepärast tegelikult me oleme kogu aeg osanud emotsioone tunda, kuni me siis unustame, kuni me siis surume alla ja kuni me arvame, et oma emotsioonide väljendamine või tundmine on kuidagi ohustatav mulle või teistele või mis iganes mõtted teie peas seal siis sellega seoses kaasnevad ja te ei pruugi isegi seda teadvustada, mis mõtted nendega kaasnevad. Siis me surume need lihtsalt alla ja unustame ära, et kuidas üldse neid emotsioone siis enda kehast läbi lasta, sest emotsioon on üks inimeseks olemise osa. Emotsioon ei ole halb ega hea, emotsioon on lihtsalt hea energia, võnge, mis tahab sinu kehast läbi käia, aga inimesed, mida teevad, suruvad selle alla ja ei taha seda tunda. Ja see põhjustab siis lõppkokkuvõttes kehalisel tasandil ka erinevaid füüsilisi haiguseid, emotsionaalset ebastabiilsust, ta ei suuda oma elus näiteks raha luua, suhteid luua, elu elada rõõmust, ta on depressiivne, agressiivne, mis iganes, aga need on ainult nende emotsioonide tulemus, mis sa siis tegelikult oma kehas kinni hoiad. Ja kui on soov, siis see võimalus on minu poolt kättesaadavaks tehtud, aga võtke aga ühendust julgelt. Aga lähme siis selle ladumise juurde. Ladumisega on see lugu, et kaardid tegelikult ei ennusta otseselt tulevikku ja kaardid näitavad teie energeetilist seisundit ja sellest energeetilisest seisundist loodavat tulevikku. Kui te füüsilisel tasandil, oma keha tasandil muudate mingisugust emotsiooni, vabastate oma emotsiooni ja energeetiliselt toimub teie kehas füüsiliselt tuntav nihe, muutus, vabastamine, siis te automaatselt ka kirjutate ümber oma tulevikku. Sest et teie eeldused, teie emotsioonid, teie lood, teie mustrid, teie paradigmad loovad teie tulevikku. Seda, mida sina vaatad, seda, mida sina eeldad, seda, mida sa mõtled, seda sa lood. Sest et tulevik on sinu praeguse hetke mõte, praeguse hetke tunne, praeguse hetke emotsioon. Ja praegune hetk on sinu mineviku mõte, tunne, emotsioon, olek ja nii edasi, vibratsioon, eks ju. Et see, mis praegusel hetkel sinu elus siis kajastub, seda sul ei ole mõtet muuta, aga sa saad muuta oma energeetilist seisundit, oma olekut ja sellest hakkad sa looma üldse teistsugust tulevikku. Nii et kaardid näitavad siis seda energiat, mida te praegusel hetkel kannate, mida teine inimene praegusel hetkel kannab, mida ta mõtleb, mida ta sooviks, aga seda on võimalik kohe muuta, seda on võimalik väga kiiresti, hüppeliselt, täiesti teises suunas liigutada. Et seepärast, et ennustamine ei ole kivisse raiutud, seda saate energeetiliselt ise muuta. Aga ta avab nagu silmad, ta näitab teile seda, mis teist tegelikult on. Paljud võib-olla ei tahagi paljud võib-olla ei tahagi näha, mis nende sees tegelikult on. Siis see on pole ka kuidagi vale, vaid see on tema teekond siis sellisel kujul elada ja olla ja seda läbida.
ja sellega ei ole midagi valesti. Aga vaatame siis, mida tunned sina tema suhtes, mida tema sinu suhtes, mis on sinu soov temaga seoses ja mis on tema soov sinuga seoses ja mis on teie vahel. Mida tunned sina tema vastu? Mida tunneb tema sinu vastu? Mis on sinu soov temaga seoses ja mis on tema soov sinuga seoses? Ja mis on teie vahel? Teie vahel on praegusel hetkel siis väga sellised negatiivsed energiat üleval, et siin on sellist negatiivsust, siin on võib-olla erinevaid osapooli, sa oled nagu pettunud, sa oled nagu ka tema on kuidagi pettunud, solvunud, võib-olla siin ei pruugi olla nii-öelda seda füüsilist reaalsust, kokkupuudet, konflikti, aga see konflikt võib olla nii sinu kui tema sees ja see ongi võib-olla ka koht, mida võib-olla enda sees siis puhastada või vabastada ja usu või mitte, siis ka tema see nii-öelda vastaspool energeetiliselt muutub, sellepärast et sinu sagedus muutub tema suhtes ja tema energeetiliselt muutub ka. Sellepärast, et sina alati projitseerid teisele inimesele oma sisemust ja kui see teine inimene peegeldab sulle või sa tunned, et ta trigerdab sind kuidagi, siis tegelikult sina oled oma sisemise maailmaga justkui projitseerinud talle mingisuguse sellise käitumise või mustri, mis sind omakorda trigerdab ja sina siis oled selle endale ise loonud, et sa saaksid oma emotsiooni siis nii-öelda vabastada. Aga jah, kui siis sellisel tasandil vaadata, siis teie vahel on võib-olla erinevaid osapooli ja sa oled nagu selles olukorras, situatsioonis võib-olla natuke pettunud, solvunud, võib-olla saboteerite ise mõlemad üksteist, et see nagu suhe ei saa nagu toimida kuidagi teie vahel või siin on siis mingisuguseid erinevaid konflikte, arusaamatusi, möödarääkimisi või mingil põhjusel te ei saa nagu omavahel siis nagu seda harmooniat ja tasakaalu luua, et siin võivad olla jah, erinevad variandid, erinevad võimalused, ka füüsiliselt võib siin olla mingisugused konfliktid, läbirääkimiste ebaõnnestumine, mida iganes. Ja te ei saa nagu üksteisele pihta täpselt. Et kuidas siis võiks või mis võiks ja kuidas, mismoodi. Aga vaatame, mida teie tunnete tema vastu. Ilmselt teie vahel on distants. Siin võib olla teil tema suhtes väga palju kirge. Ja distants selles suhtes, et sa tegelikult ootad, vaatad, natuke igatsed, võib-olla ootad temalt nagu seda ühenduse võtmist. Ja sa oled nagu valmis koostööks, sa isegi sooviksid võib-olla tulevikus midagi luua temaga või tahaksid või sa oled temaga valmis suhtlema, sa oled temaga valmis koostööks, sa oled sa tahaksid midagi võib-olla temaga isegi luua, võib-olla pere, võib-olla kodu, võib-olla midagi ühist luua, midagi ühist ette võtta, midagi ühist teha. Aga sa ise oled ka natukene sellises kaitseseisundis ja sa natuke kaitsed oma nagu valduseid ja iseennast justkui ja sellega sa tegelikult lükkadki jällegi siis inimese endast eemale. Sa arvad, et sul on vaja kaitset selle eest võib-olla, et sa haiget ei saaks või et ta sulle haiget ei teeks, et keegi sind ei petaks, reedaks ja nii edasi. Tegelikult ei ole kunagi point väljaspool olevas inimeses, vaid sinu egomeel arvab, et sul on vaja seda teha, seda kolmandat ja neljandat teha,
et ennast kaitsta, aga siis sa ei ole avatud südamega ja sinus on veel neid laenguid ja emotsioone, mis siis takistavad sul avatult ja armastusega elada ja armastada tingimusteta, sõltumata siis, milline see teine inimene on või mis situatsioonis või positsioonis või kuidas ta käitub. Et sa vaatad alati läbi armastuse silmade. Mitte hukkamõistvalt ega kartes, et sinule tehtakse haiget, seepärast miks inimesed kardavad, et neile tehtakse haiget või keegi reedab või petab, ta kardab tegelikult enda emotsioone tunda. Ja kui inimene, sa kardad, et sind reedetakse või petetakse, siis see on sinu enda emotsioon ja seda sa projitseerid siis teisele ja teine inimene loobki selle situatsiooni, et sa saaksid seda tunda ja sa saaksid selle vabastada, mitte alla suruda ega välja paisata ega süüdistada kedagi teist. Et siin võib olla ka natuke armukadedust või miskit siin on ilmselt, eriti kui siin on erinevad osapooled või rohkem osapooli kui 1-2, eks ju. Mida tema tunneb sinu suhtes on see, et võib-olla oledki siin siis võib-olla mingil määral saladussuhe, aga ta näeb teid väga atraktiivsena, väga enesekindlana, julgena, ausana, otse väljaütleja, liikuv, sihikindel, enesekindel ja ta võib-olla isegi kujutleb või näeb teid justkui ideaalse küllusliku partnerina tema elus, aga paraku ilmselt mul tundub, et siin on hoopis salasuhe, et sa oled tegelikult tema elus siis hoopis salajane selline isik, keda ta siis ei saa nagu inimestele siis avalikult näidata ja seetõttu ka võib-olla siis teievaheline siin erimeelsus selle tõttu on ka ja ka teda nagu tegelikult siis masendab see või kurvastab või paneb üle mõtlema või näeb, et nagu see on lootusetu olukord, et kuidas nagu leida väljapääsu, et ei leita nagu seda väljapääsu ja see nagu masendab natukene või siis paneb üle mõtlema. Et see nagu, et võib-olla liigute teie näiteks edasi või teie mõtlete, et tema sealt niikuinii välja ei tule või et see on nagu lootusetu olukord selles suhtes, et sa ei saa nagu seda olukorda muuta ja siis inimesed tunnevadki siis ennast nagu halvasti, et nad ei saa mitte midagi selleks teha, et näiteks tema tunneb, et sa liigud näiteks edasi, sul on nagu siht silme ees, vaatad juba kaugustesse, vaatad juba teisi inimesi, et sa jätad nagu teda selja taha ja tema nagu tunneb selle suhtes, et et ei saagi, et see nagu suhe on läbikukkumisele määratud, et ta ei saa mitte midagi teha, sest temal on näiteks pere olemas, teie olete lihtsalt selle salajane inimene, keda ta vahest võib-olla külastab, kellega suhtleb vahest ja kokku saab võib-olla siin ja ta näeb isegi sensuaalsust teis nagu väga sensuaalne, olete te kütkestav, kirglik, ta võib-olla sa tõstad temas üles seda kirge, seda sädet, ta tunneb ennast elavana sinuga ja ta näeb sinuga võib-olla tõesti nagu sellist pikaajalist potentsiaali, aga kas ta ka selle osas midagi ette võtab, see on omaette küsimus, eks ju. Mida soovid sina temalt? Sina temalt tegelikult, jällegi sa oled tegelikult kaitsepositsioonis, sa tegelikult hoiad temaga võib-olla isegi sellist suhtlust üleval ja sügaval sisimas sa tegelikult soovid temaga seda uut algust, et võib-olla kui te olete nagu tagasi tõmbunud selles suhtes või olukorras, siis tegelikult sa soovid seda uut algust temaga ja sellist harmoonilist ja päris paari suhet. Võib-olla isegi abielu, võib-olla isegi kokkutulemist, aga sa ise oled ka nagu pisut siin kaitsepositsioonis ja mis inimesed ei tule üldse kokku, see ongi nende enda emotsioonid hoiavad nende soovidest, teie soovidest
eemale, sellepärast et sa ei ole puhastanud oma emotsioone, sa ei ole puhastanud oma soove. Et ka soove siis puhastatakse, sellepärast et seal on ka need laengud ja emotsioonid seal nende soovidega seotud. Ja sa oled ise ka nagu sellises kaitsepositsioonis, aga sa ühest küljest oled küll kaitsepositsioonis, aga sa ei taha ka päris alla anda, et sa hoiad nagu ikkagist seda suhtlust ja sa ikkagist tegelikult tunned tema vastu mingisuguseid tundeid ja sa tegelikult südames sügaval sisimas soovid nii-öelda seda uut algust ja et teie vahel oleks selline harmooniline, armastav suhe, püsiv ja pühendunud suhe. Et sa tegelikult sisimas soovid temaga tuua kokku seda suhet, ükskõik mis teie vahel ka ei ole, ükskõik kui suured takistused nad ka ei ole, sisimas sinu soov on justkui tuua see suhe kokku. Ja jah, sa oled siin kaitsepositsioonis ja sa kardad siin võib-olla teatud, aga seda ei tasu, mitte midagi ei tasu karta. Teist inimest ei tasu karta ja teisi olukordi, väliseid olukordi ei tasu karta, seepärast et sa lood ise need olukorrad, et sa oma emotsioonid saaksid vabastada. jätta see meelde ja siis hakkab elu palju lihtsamalt voolama. Nii, ja mida soovib tema sinult? No tegelikult tema sinult soovib ka täpselt samamoodi, ta sooviks sinuga suhelda, sooviks, et asjad edasi areneksid, et midagi toimuks teie vahel, et suhtlus jätkub, et see kirg püsiks, et see armastus püsiks, seepärast et siin on armastus ja kirg olemas ja see suhtlus ka. Aga mis takistab, ongi siis need piirangud, enesesabotas. Ka siin on enesesabotas mängus, et kui sa oled kaitses, siis sa saboteerid ka päris kindlasti iseennast, sa tunned ennast lüüa saanuna, sa tunned ennast reedetuna, sa tunned võib-olla ennast petetuna, aga need on sinu emotsioonid, mis on vaja siis lõpuni tunda, et need enam ei saaks selles suhtes takistuseks saada või takistuseks olla. Ja täpselt samamoodi tema suhtes, aga noh, oleneb, kui teadlik tema siis on, ilmselt sina oled väga teadlik, seepärast et sa vaatad minu kanalit ja sa oled juba üht-teist teadlik, kuidas inimese psüühika ja kõik see toimib. Aga mina ei räägi siis psüühikast siin, noh, mingil määral ma ikkagist räägin, aga see emotsioonide vabastamine ei ole mingisugune õpetuspraktika ega mingi, võib-olla ta algul tundub, sellepärast et sa oled tegelikult unustanud ära, kuidas üldse enda emotsioone tunda, siis sa pead need meelde tuletama ja sa pead seda harjutama ja harjutamine teeb lõppkokkuvõttes meistriks. Ehk siis mida rohkem sa praktiseerid ja pühendud sellele, et sa tahad elada oma väes ja oma vabaduses ja oma mitte emotsioonidest mõjutatuna, mitte oma alateadvusest mõjutatuna, siis on oluline pühenduda sellele täielikus ulatuses, et sa hakkad vabastama oma emotsioone täiega, nii et ongi vabastatud, eks ju. Ja see võib mõnda aega võtta, oleneb, kui palju te aega sellele pühendate, oleneb, kui tihedalt sellega tegelete, kui tähelepanelik selle suhtes olete, seepärast et ego tahab alati siin nagu tõmmata tegelikult sellesse illusiooni tagasi, et me unustame jälle selle, et meie ei ole meie emotsioon, me ei ole meie mõtted, me ei ole meie ego lood ja tegelikult me oleme puhas teadvus siis, kes siis kogeb siin füüsilises reaalsuses läbi inimese seda elu, iseennast, eks ju. Ja aga me võtame kõik seda nii dramaatiliselt ja tõsiselt, aga tegelikult elu ei ole üldse nii dramaatiline tõsine, sellepärast et ego loob alateadvuses olevate emotsioonide põhjal siis igasugused lood ja draamad ja kaosed ja sellised illusiooni, mis on siis tegelikult, ego on siis programm, eks ju, loob sulle illusiooni ja sa siis upud sinna illusiooni ära ja arvad, et elu ongi üks suur draama ja sa ei saa sinna mitte midagi teha ja kõik on nii halb ja paha, aga tegelikult sa lood siis oma alateadvuse pinnalt või siis ego loob neid lugusid ja sina siis samastud nende lugudega. Ja need lood ei saa ennem siis kaduda, kui emotsioonid on vabastatud.
ükskõik kui palju sa pingutad, sa võib-olla isegi reaalselt toimetad ja tegutsed selle nimel, kasutad mingisuguste inimeste välja mõeldud praktikaid ja teooriaid ja mida iganes, siis mingi hetk, kui sa ikkagist lõpetad nende tegevuse, siis sa tunned ikkagist tagasilangust. Sellepärast, et see ei ole püsiv, sellepärast, et juurpõhjus pole alateadvusest vabastatud, siis see mingi hetk võib tagasi tulla ja ikkagist mõjutada. Aga siis jah, et tema soov on ka tegelikult armastada, tunda lähedust, kallistada, hoolida, jagada seda kõike armastust teiega, seepärast et siin on kahepoolne armastus, tundub, et aga kuna siis siin võib-olla ilmselt jah, ta on nagu pereinimene ja ta näeb potentsiaali sinuga seda, aga sina oled nagu justkui ikkagist see saladus ja siin on erinevad inimesed siis segatud sellesse olukorda, siis tema loob enda peas ka piiranguid, et ta ei saa nagu siis seda suhet nii-öelda sellisel kujul nautida ja sinuga sellisel kujul suhelda ja hoida seda suhtlust nii, nagu ta tegelikult võib-olla seda sooviks, seepärast et tal on muud kohustused oma elus ja võimalik, et ta ei ole sellest võimeline lahti laskma. Seal on ka tema enda hirmud. Ja kõik need emotsioonid ja tunded, mida ta tunneb teie suhtes, võivad olla peidetud, ta ei pruugi üldse neid välja näidata. Et nii on. Aga selline lühike kiire ülevaade teile siit siis ja minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast, loodetavasti oli teil põnev ja kohtume juba järgmises videos, aitäh teile!